Tere! Vaatame, kuidas jagada Google Drive'is erinevaid kaustasid ja dokumente. Olen siin hetkel logitud sisse Google Drive'i läbi brauseri. Kaustade ja dokumentide jagamine iseenesest on põhimõtteliselt väga sarnane. Olen Google Drive avalehel ja loon siia ühe uue kausta. Teen parema kliki ja valin uus kaust. Samamoodi võin minna see üles vasakule ja valida ka uus kaust. Ja kausta nimeks panen näiteks jagatud failid ja loo. Juhul, kui ma sooviksin jagada nüüd seda kausta, ma saaksin teha selle kausta aktiivseks ja valida siit ülevalt paremalt poolt, kas hangi link, mis puhul ma jagan seda kausta kõigile, kellel on see link, või siis siin sellise inimese ikooni ja pluss peale vajutades ma saan määrata täpselt, kes sellele kaustale ligi saavad. See, kui ma jagan aga kausta, tähendab omakorda seda, et kõik failid, mis ma tulevikus ja kausta sisse panen, nendele pääsevad samamoodi ligi kõik need inimesed, kes pääsevad ligi sellele kaustale. Lähen hetkel siia kausta sisse, sest ma soovin jagada ainult neid faile, mis ma siia kausta sisse panen. Ehk siis ühte faili jagan näiteks ühe inimesega ja teist faili jagan mõne teise inimesega. Kausta jagamiseks on siin ka veel tegelikult kolmas variant, kui ma lähen siia noolekese peale ja valin jällegi, et hangi link või jaga. Hetkel otsin mõne faili, mida ma saaksin siia kausta lisada. Failide lisamiseks võin ma nad siia lihtsalt lohistada, teha see parema kliki, valida failide üleslaadimine või jällegi uus ja faili üleslaadimine. Ja lohistangi siia ühe faili, mida ma soovin jagada. Ja see on üks pilt banaanidest. Pildi jagamiseks jällegi, kas lähen pildi peale, teen ta aktiivseks ja teen siia parema kliki ja jaga, või siis valin siit ülevalt menüüst selle mehikese ikooni ja plussmärgi. Seda siis, kui ma soovin jagada selle kindlate inimestega, mida ma ka hetkel teha soovin. Lähen siia ikooni peale ja minu käest küsitakse, kellega ma soovin seda faili jagada, kas kindlate inimestega või mõne grupiga, kui need grupid on loodud. Hetkel soovin jagada ühe kindla inimesega, iseendaga, valin siit Mikkuad ja mul on nüüd 3 valikut, kas Mikkuad saab seda faili muuta, kas ta saab seda faili kommenteerida või ta saab seda faili vaadata. Ütlen, et hetkel jätan ta muutja rolli. Lisaks on mul valikuvõimalused, kas ma teda teavitan sellest faili jagamisest või ta peab selle nii-öelda ise leidma, et temaga on sellist faili jagatud. Kui ma jätan siia linnukese, siis ta saab automaatse sõnumi, et temaga on faili jagatud. Ja ma võin siia ka veel sõnumisse midagi lisada, et jagasin sinuga banaanide pilti. Kui ma lähen siia üles hammasratta alla, on mul veel paar lisavõimalust. Ma saan öelda, et need inimesed, kellega on jagatud muuti õigusi, saavad omakorda neid õigusi muuta ja jagada ka kolmandate inimestega. Ja inimesed, kellele on antud vaataja ja kommenteerija õigused, saavad hetkel seda pilti näiteks alla laadida, printida ja kopeerida. Kui ma selle linnukese siit eest ära võtan, siis nad saavad seda ainult nii-öelda ise vaadata. Aga muidugi see ei takista neil tegemast kuvatõmmist screenshoti. Lähen tagasi ja valin saada. Ja pilt ongi nüüd Mikuga jagatud. Pärast jagamist avaneb mulle aga tegelikult veel üks võimalus, mida enne siin näha ei olnud. Teen siia uuesti parema kliki, valin jaga ja lähen siia Miku peale, kus on hetkel muutja ja ma näen, et on avanenud selline võimalus nagu luba ajutine juurdepääs. Aga see tähendab ka seda, et Mikk ei saa enam seda muuta, vaid talle jääb ainult kommenteerimise ja vaatamise õigus. Proovime selle korraks läbi. Juurdepääs aegub, automaatselt antakse siin 30 päeva. Me saame seda ise ka muuta, hetkel ma seda teha ei soovi ja valin salvesta. Luba värskendati. Lähen jällegi tagasi pildi peale, teen siia parema kliki ja valin jaga ja vaatame 2 lisavõimalust veel üle. Lähen siin olekse peale, ma saan ka tegelikult Miku muuta selle faili omanikuks või ta selle faili jagatud inimeste hulgast täiesti eemaldada. Hetkel ma neid teha ei soovi.
vaatame aga ka seda teist jagamise viisi, ehk siis lingiga jagamist. Ja lingiga jagamiseks nüüd on isegi rohkem võimalusi, jällegi pildi peale, võin teha parema kliki, valida jaga, ka siit seal lingiga jagamist teha, või siis otse hangi link, või siis klikin pildi peale, üles menüüsse ja hangi link. Või siis jällegi see inimese ikoon, ka siin saan lingiga jagamist teha. Aga lähen otse, hangi link, sain aru, ja link on siin kohe olemas. Hetkel aga selle lingiga saavad sellele failile ligi ainult need inimesed, kelle ma olen ka lisanud sinna nii-öelda jagatud inimeste hulka, ehk siis hetkel ainult siis Mikk ja selle faili omanik. Aga ma saan siit valida piiratud asemel näiteks Rocca al Mare kool, mis on siis minu nii-öelda domeen. Ehk siis sellele pildile saavad ligi kõik inimesed, kellel on see link ja kelle Google'i konto asub Rocca al Mare kooli domeenis. Või kolmas variant, igaüks, kellel on link, mis tähendab seda, et siis nagu see lause ka ütleb, et kõigil, kellel on see link olemas, kõik seda pilti ka näevad. Valin hetkel igaüks, kellel on link ja ma saan jällegi öelda, et mida igaüks teha saab. Kas igaüks saab vaadata, igaüks saab kommenteerida või igaüks saab muuta. Jätan hetkel kõik vaataja rolli. Kui ma oleksin siin valinud Rocca al Mare kool, mul oleks avanenud ka siit hammasrattalt veel üks lisavõimalus, lähen jällegi siia ja ma saaksin siia teha linnukese, et inimesed asukohas Rocca al Mare kool saavad seda faili otsida. Mis tähendab, et kui ma teen siia linnukese ja võib-olla ütlen oma kolleegidele, et otsige pilti banaanidest, nad saavad tulla Google Drive'i, otsida banaanid ja nad leiaksid selle pildi. Aga lähen tagasi ja ma saan selle lingi siit ise kopeerida, klikkides siia nupu peale, kopeeri link ja selle lingi siis lisada näiteks e-kooli stuudiumisse, saata meiliga või siis mingil muul moel edastada neile inimestele, kellega ma soovin seda pilti jagada. Vaatame aga ka, kuidas me saaksime jagada näiteks mõnda dokumenti, mis me siin Google Drive'is loome. Valin uus ja Google'i dokument ja tühi dokument. Panen dokumendile nime. Lisan siia ühe sõna. Ja jagamiseks, siin on suur sinine nupp, jaga, klikin siia peale. Ja tegelikult avanevad täpselt samad valikud. Ehk siis jällegi saan lisada kindlaid inimesi, kellega seda dokumenti jagada. Või siis valin jaga ja lingiga jagamine, muuda linki. Valin, et ligi pääseb igaüks, kellel on link. Ja väga oluline nüüd, kas ta saab seda dokumenti vaadata, ehk siis ta saab ainult lugeda, kas ta saab lisada kommentaare või ta saab muuta. Ehk siis see muutmine siinkohal on väga vajalik, kui me soovime teha sellist ühisloomet, et igaüks saaks midagi siia dokumenti trükkida. Ja samamoodi näiteks Google Sheetside puhul, ehk siis nende Google Exceli tabelite puhul, kui me soovime, et igaüks saaks tabelit täita, siis ka igaüks, kellel on link, peaks seda muuta saama. Või siis me peame seda jagama kõikide inimestega, kellega me soovime, et kes seda faili muuta saaksid.